Eesti rabade sood kaotavad liiguta 22% Eesti maismaast ning on ühed olulisemalt süsiniku sidujad maailmas, kui on hinnanguliselt talletanud miljardit tonni süsinikku. Hoolimata sellest on suur osa Eesti soode ökosüsteemist inimtegevuse tõttu kahjustatud. Ma jooksen Stroomi iga hommikul ning märkan kahjuks palju maas vedelevat reostust ja prügi. Selleks, et paremini mõista, kuidas Stroomi rannas mõjutab üldse inimtegevus märgalasid, oleme jõudnud siia alaprofessionaaliga. Tere! Mis on teie nimi ja millega te tegelete? Andrus Kahkel ja ma tegan märgaladega, ma uurin neid ja ma töötan keskkonnaagentuuris. Tekkis selline küsimus, et mis on need peamised probleemid ja nende mõjutajad siis siin Stroomi rannas? No ikkagi eriti häävatavad on aga linnalähedased märgalad, sest lisaks kuivendamisele mõjutab neid ka intensiivne inimkasutus. Näiteks Stroomi ranna märgalade piirkond on osa tihedalt asutatud linnakeskkonnast, kus suur külastajate arv põhjustab pinnase talemist ja täiemastiku kahjustamist. Samuti suureneb sellisest piirkonnades tihti reostus, sealhulgas prügi ja toitainete saatumine keskkonda. Arvatakse, et umbes 70% Eesti märgaladest on mingil määral kuivendatud või muul viisil muudetud. Kuivendamine on alandanud veedlased, mis omakorda põhjustab süsinikdioksiidi eraldumist atmosfääri ja liikide elurikkuse vaesumist. Selleks, et aga paremini mõista inimtegevuse mõju Eesti rabades ja soodes, oleme nüüdseks jõudnud Pääsküla rappa. Pääsküla raba, kus me praegu asume, on hea näide sellest, kuidas inimtegevus võib muuta keskkonda. Samas, taastamistöödega on hakatud veetaset aeglaselt taastama. Jah, kui veetase tõuseb, siis turvas laguneb ja selle tõttu pääseb süsinik atmosfääri. Rabade toitaine ringe on päris aeglane, sest keskkond on väga happeline ja lisaks toitaine vaene. Seetõttu elavad siin nii spetsiifilised liigid, mis on kohanenud keskkonnaga, nagu näiteks turbasammal, jõhvikad ja kanarbik. Samuti kasutavad linnud seda tihti pesitsuspaigana, sest kiskjaid on vähe. Tere, oleme siia jõudnud raba professionaali Igoriga ja küsimus on, et kuidas siis inimtegevus mõjutab rabasid? Kuigi rabad kattavad vaid 3% maismaast, seovad nad ligi 1/3 kogu maailma mullast talletunud süsinikust. Kahjuks on rabade olulise kahjustajaks turba kaevandamine, mida kasutatakse nii ajanduses kui ka isegi kütusena. Turvas aga tekib väga aeglaselt, umbes 1 millimeeter aastas. Lisaks mõjutab rabasid ka see, kui suunatakse vee liikumist, mis võib lõppeda sellega, et kemikaalid satuvad märgaladesse. See omakorda ohustab rabadele iseloomulikke liike, näiteks kasutusel soode taastamine ja looduskaitsealad. Selle käigus suletakse vanad kuivanduskraavid, et tõsta veetaset ja taastada looduslik veerežiim. Eesti rabad on osa globaalsest ökosüsteemist, täites sarnaselt Soome ja Kanadaga elutähtsat rolli süsiniku sidumisel ja elurikkuse hoidmisel. Kui sealsetel hiiglaslikel aladel on inimmõju väiksem, siis Eesti rabad asub sageli linnade lähedal ja on haavatavad. Probleem on aga kõigil sama. Märgalade kuivamine kirjeldab kliimamuutusi, mistõttu on rabade kaitse ülemaailmse tähtsusega. Kokkuvõtteks seisneb probleemi olemus selles, et inimtegevus muudab rabade ja soode looduslikku veerežiimi ning elutingimusi, mille tagajärjel väheneb elurikkus ning halveneb ökosüsteemide toitumine. Stroomi ranna märgalade puhul on peamiseks probleemiks intensiivne kasutus ja linnakeskkond, samas kui Pääsküla rabas avaldub enim ajaloolise kuivendamise mõju. Töödega veetaset Lisaks kui on jõudnud Pääsküla rabasse. Ну какой-нибудь gang signs.